Tervist! Minu nimi on Ivo ja mina olen Tartu turutöötaja. Ja nagu te nägite, ma panin selle ukse lukku, et me ei lähe siit peaustest täna sisse, vaid me läheme, vaatame just sellist telgitaguseid sellel turul. Läheme teist kaudu ja läheme keldrikorrusele, vaatame, mis seal toimub. Sellepärast, et siit uksest saate te tegelikult igapäevaselt ise ka sisse minna, aga me just vaatame, mis siin majas nii-öelda allkorrustel toimub, kuhu siis igapäevaselt sellist avalikku ligipääsu ei ole. Aga meil on täna see hea võimalus, et koos minna vaadata. Enne kui me nüüd sisse lähme, õnneks ei ole väga külm, siis paar sõna sellest hoonest ka. Et see on ajalooline vana hoone, muinsuskaitsealune, ehk et me oleme siin säilitanud teatud asju ja võib-olla tasub ära märkida ka see, et see hoone on projekteeritud turuhooneks ja kogu oma pika ajaloo jooksul ainult turuhoonena ka tegutseb. Välja arvatud väga lühikesed perioodid sõja ajal, kui ta on 2 korda saanud kannatada ehituslikult, siis olid lühikesed alla-aastased perioodid, kui siin tegevust ei toimunud. Aga siin ei ole midagi peale turutegevust midagi muud toimunud. Projekteeritud turuhooneks ja alati turuhoonena ka tegutsenud. Ja võib-olla üks selline maamärk, mis siin ees veel on, kui me siin kogunesime, et siin on selline seamonument, pronksist seakuju. See küll on siin olnud mitte nii kaua kui see hoone ise, et see siga sai hiljuti 18-aastaseks. 2008 aastat paigaldati siia skulptor Mati Karmin paigaldas. Ja lihtsalt üks selline, paljud võib-olla ei tea, üks selline fakt, et tal on ka nimi, võib-olla osad. Aga nüüd lähme, ma kõnnin ees, me lähme siit ümber maja ja läheme siis tagant uksest keldrisse, saamegi täpselt näha, kuidas me läheme täpselt seda teed pidi, kuidas kaup ka siia majja liigub ja siis vaatame, mis selle kaubaga edasi saab. Lähme, õnneks pole väga libe. Nüüd me oleme siin keldris, siia nüüd sellist avalikku ligipääsu ei ole. Ja siin siis toimub kõik selline, mis on meie turu tegevustega seoses, aga kõik sellised kõrvalised tegevused. Ja laias laastus me võime selle lugeda 3. Kõige põhiline on siin kauba ladustamine ja kõik, mis selle kaubaga toimub. Siis on, kui te lakke ka vaatate, siin on hästi palju torusid ja asju, on selline tehnopool, kogu selle hoone selline tehno. Siin liigub nii vesi, elekter kui ka külm. Me näeme neid asju või vaatame nendele täpsemalt ka otsa. Ja 3. siis kaup, tehno ja siis on selline olmepool ka, et meil on siin väga palju partnereid ja nendel peavad olema kohad, kus vahetada riideid, kus einestada, pesta, puhata, kõik selline pool ka. Et kaubaga toimub tehno ja olmepool. Kõike seda nüüd vaatame. Nüüd see, kust me sisse tulime. Me tulime trepist alla.
aga algselt, nagu ma ütlesin, hoone on vana, 1938 aastal, eks ju, juba avatud, 36-37 ehitati seda ja siis oli see, kust me sisse tulime, oli selline kaldtee. Sellepärast siis toodi hobustega kaupa sisse. Ja see, kus me praegu siin oleme, liigume, see on selline ringkoridor, ta on küll kandiline, aga siis sellest kaldteest hobune tuli alla, tegi tiiru peale, pani kaubad maha, võttis mingid kaubad ka peale ja siis liikus ülesse, mingid asjad siis viiski nagu ülesse. Nüüd 2017 aastal, kui selle hoone kõige selline suurem renoveerimine toimus, siis siin keldris peaaegu midagi ei toimunud. Noh, kesklinn, Tartu kesklinn, väärtuslik justkui pind võiks olla, aga siin väga tegevusi ei toimunud ja see probleem oli just selles, et kuna enam hobuseid ei olnud, autodega väga ei mahtunud ja käsitsi siia seda kaldteed pidi alla tuua kaupa oleks justkui keeruline ja noh, oligi keeruline, siis ta jäi lihtsalt ajapikku, jäi see kelder kasutusest välja. Aga täna võime öelda, et täna ta on ikkagi väga-väga kasutuses. Ja seda saame kõike siin näha. Ja nüüd see kaldtee, meie tulime trepist alla, aga seal kõrval tegelikult te nägite, seal oli ka selline kaubatõstuk. Et see on see tänane lahendus, kuidas me kauba siia alla tegelikult saame. Et kas aluse või käruga pannakse tõstuki peale, tõstab alla või midagi siis tõstatakse ülesse, et selliselt me liigutame. Ja lisaks siis siit keldrist ülesse, sinna müügisaali, viivad ka omakorda tõstukid. Et kui siin kaup esialgu tuuakse siia alla, me näeme kõik, mis siin toimub, kuidas seda ladustatakse, mis selle kaubaga tehakse, siis eraldi veel on, ma tea, kui keegi on käinud üleval, on sellised müügisaared, meie kutsume saarteks 4 sellist kandilist saart, kus sees pool on müüjad ja väljaspool saavad külastajad käia, siis kas on külmleit või muu leit, see on see kaup. 4 sellist saart nii-öelda on, siis iga selle saare peale viib selline kaubatõstuk. Siit keldrist saadetakse kaup sinna üles. Nii, aga kõigepealt nüüd me vaatamegi seda kauba teekonda siin. Võib-olla mõned kutsuvad seda ka lihaturuks. Või et siin on see seakuju ees, siis võib-olla see liha on üks selline iseloomulik kaubagrupp siin, et kõigepealt me vaatamegi seda lihateekonda. Tegelikult see sama, kust meie tulime trepist, liha tuleb siit samast uksest, tõstukiga alla. Nüüd ma lähen kõnnin, te saate tulla mulle järgi, ma teen ühe ukse lahti, kus sees siis on, kus seda liha hoitakse. Kuna seal on ruumi vähe, ma räägin natukene ette ära, et me kõnnime, vaatame, nendesse kambritesse, külmkambritesse sisse minna ei tohi hügieeni mõttes, aga me saame üle ukse vaadata, vaatame sinna sisse, siis me liigume edasi, on järgmine ruum, see on see teine ruum, mida me vaatame üle ukse, see on see, kus seda liha töödeldakse. Et kui kaubanduskeskusesse tuleb see liha juba pakitud ja pakendis, siis siia enamasti meie majja liha tuleb ikkagi sellise nagu lihakehana, rümbana sisse. Põhiliselt sealiha, ka veis, lammas. Aga nüüd ma liigun siit, ma teen selle ukse lahti, kõik lähevad mööda, siis teen ühe teise ukse lahti, vaatame sealt ka ja siis ühes koridoris koguneme uuesti, siis räägin edasi. Ja
nad raiuvad siin niimoodi. Toovad sealt selle liha selle paku peale. Ma lihtsalt teen lahti, siis ma kohe räägin, kui kõik tulevad, et nüüd üks sellest 4. Räägime siis seda liha poolt, kuhu liha kõigepealt riputatakse, rümbad ripuvad, siis ta läheb sellesse järgmisse ruumi ja töödeldakse ära siis vastavatesse tükkidesse. Ja siis, nagu ma ütlesin, iga selle müügisaare peale läheb siuke kaubatõstud. Ma tegin selle ukse siin lahti ka, aga see on just nimelt kaubatõstud. Siin inimene sõita ei tohi. Siia pannakse kaup sisse ja saadetakse siis ülesse. Ja siis on veel oluline see, et see müüja teaks ise, et millise saare peale ta saadab, ehk et meil on 4 tükki. Alguses võib-olla siin tundub keeruline, et kuhu ma panen sisse ja kust ta välja tuleb üleval, aga tegelikult täna nad juba teavad. Et siis see on lihtsalt üks sellisest 4 tõstukist. Ja siin majas siis on üks lift veel 5 lift nendele 4 lisaks, kus siis saab ka inimene sõita. Ja inimesed saavad minna, et müüja paneb oma kauba siit sisse ja siis läheb kas sellest eraldi liftist või erinevaid treppe on ka, kuidas ta üles saab. Et siin liigub ainult siis kaup. Võib-olla üks selline huvitav asi on veel, et meil on siin circa 8 erinevat lihamüüjat ja nad hoiavad oma liha kõik seal ühiselt selles kambris. See on nagu selline turu mõte või see, et kuidas me nagu väikestele tootjatele saaksime selle võimalikult ökonoomselt nagu teha, kui me igale ühele teeks oma kambri, kus ta hoiab oma liha, küll see jahedas olema, eks ju, siis see läheks päris kalliks. Ehk et kõik, kes liha müüvad, kõik hoiavad seal ühes kambris ja samamoodi siis raiuvad sellest teisest selleks ette nähtud kambris. Et sellised ühiseid ruume on hästi palju. Nüüd me lähme vaatame veel teisi selliseid külmkambreid, kus siis samamoodi, need on jällegi ühised, ei ole kellegi oma nagu eraldiseisvad kambrid, vaid me oleme nad tootegruppide kaupa siis jaotud vastavalt, milline temperatuur sellel tootel peab olema ja hoiavad siis ühiselt vastavalt tootegrupile. Mina alguses, kui ma 2017 tulin tööle, siis mõtlesin, ma ei tea, kuidas, et läheb sassi või noh, et kuidas nad igasugu värgid, et kuidas nad küll hakkama niimoodi saavad. Aga ausalt öeldes kogu selle aja jooksul ei ole probleemi olnud. Nad reguleerivad selle asja ilusti ise ära kuidagi, hoiavad kontrolli all ja pole üldse probleemi. Aga nüüd ma teen siit veel ühe ukse lahti. Siin sees on siis pakendatud tooted. Siin on, kuna nad on nagu pakendi sees, siis siin on nii lihatooteid kui piimatooteid. Need võivad kõik olla ühes ruumis. Jällegi ühine kamber. Siia me võime nüüd ka sisse minna, kes tahab. Siin on pakendatud tooted ja näete siis, kuidas lihtsalt hoitakse. Keegi peab jääma mis mõidu. Nendest ustest jah, et võib-olla meestel jäi natukene, need on huvitavad uksed, hästi paksud.
täna nendel mingit funktsiooni ei ole. Nemad arvavad, et võib-olla on nagu tulekindlad või? Ei, pigem jah, ta oli just sool. Kõik see, kus me sees käisime siin ja käime veel, see nii-öelda sisemine osa oligi siis külmkamber ja need olid siis nagu soolisolatsiooniks. Vanasti viidi sisse jääkuubikud sisse, uksed hoidsid siis, et see külm püsiks sees. Seal hoiti liha ja kõike muud. Täna nendel mingit funktsiooni ei ole, aga kuna nad on täiesti originaaluksed, siis me oleme nad jätnud siia vaatamiseks. Et loomulikult me oleme nüüd ehitanud sellised tänapäevased nagu tänapäevaste materjalidega külmkambrid, kus me sees ka käisime, valged, tihetud materjalid, mis isoleerivad hästi. Ja neid me ei kasuta, nad ongi lahti. Aga võib-olla huvitav fakt, mis need sees on, see ei ole puhas puit. Kas see värv oli ka algselt kollane? Taoline vist heledam, aga me näeme täna, me näeme neid värve, mis selles hoones nii-öelda siseviimistluses kasutatud on läbi kogu aja. Küsimus siit tagant, et kust need jääkuubikud toodi siia turule? Nii-öelda jääpangad olid Tartus. Kõige suurem ja tuntum ilmselt oli õlletehase, Alle Koki või õlletehase jääpank, aga jah, jõe pealt lõigati siis tükke, säilitati saepuru all ja toodi siis järjest siia turuhoonesse. Mujale ka, kus kasutati, eks ju. Aga suvel ka või? Väidetavalt olid mõned aastad, kus suudeti siis terve aasta ring hoida seda turuhoone keldrit külmana, aga need olid üksikud. Pigem oli niimoodi ikkagi, et mingil ajal see, kui oli väga külm talv, hea jääaasta ja võib-olla siis jahedam suvi, et seda jääd siis jätkus, siis üksikud aastad olid sellised, kus sai aasta ringi külma hoida. Pigem oli ikkagi niimoodi, et peale jaanipäeva lõppes nii-öelda sihukese värske liha müük ära ja siis tegelikult alles sügisel juba, kui ilmad jahedamad olid, hakati tooma seda kaupa, aga siis selline säilitusaeg jällegi tuli, kui uus jää peale tuli. Aga jah, et see materjal, mis nüüd sees on, looduslik. Ma olen päris palju teinud siin neid ekskursioone, kas või ka väga spetsiifiliselt ehitajatele või midagi üksikud. Ma arvan, et 2000 inimesest 2 on ära osanud arvata, mis need sees on. Looduslik materjal, üsna kallis, täna ka täiesti kasutatav. Aga ma pikka viktoriini ei teegi. Ma räägin ära, mis on sees. 2 komponendist koosneb ja on siis korgi. Ja nii lihtne ei ole, kusjuures ei ole Eesti-maine, jah. Et tegelikult on korgi puupuru ja bituumeniga nagu immutatud. Bituumen on sellise nagu sidusainena. Meie lähe sealt veel? Ei lähe, jah, saab lihtsalt vaadata, et tegelikult ta ei olegi, ütleb, üldiselt me nüüd selle kauba poole oleme ära näinud, et erinevad kaubagrupid hoitakse vastavalt siis kaubagrupile ühistes ruumides. Kõik, kes müüvad liha, hoiavad ühes ruumis, me käisime ka seal puu, juur, köögiviljakambris, jällegi ühised ruumid. Ja see on just sellise efektiivsuse mõttes. Ma lihtsalt võib-olla info mõttes ütlen ka, et meil on
siin majas on 55 erinevat kauplejat, kes siis müüvad oma kaupasid. Noh, osad siis müüvad liha, osad siis kala ja kala pool on ainukene, mis siis siin keldris ei käi, et see on eraldi nagu saal, kus kala hoitakse ja neil siis need ladustamistingimused on ka kõik seal oma nii-öelda müügikohtade juures, et kala natukene on selline spetsiifiline oma ja lõpuks suutsime ära tõestada, saime siis 2,4 miljonit laenu. Ja nüüd ettevõtet tegelikult ootab ees, siis meil on see lisaks sellele hoonele, meil on ka see avaturg, mis seal bussi. Jõuame ringiga sinna alla. Ma olin 2 aastat eemal mujal kaubanduses ja see, kes minu asemel tuli peale mind, kutsus mind tagasi Siapi, et täna ma töötan nagu haldus- ja arendusjuhina, et siis võib-olla ongi jah, kõik need torud ja juhtmed, et need on mulle kõige südamelähedasemad. Aga ehituse pool ka ja võib-olla just sellepärast, et turuhoone sai renoveeritud, aga teine üksus avaturg ootab oma etappi ees ja seal tahaks ka nagu kaasa aidata ja kaasa rääkida. Võib-olla ettevõttest veel paari sõna, kui korraks jutuks tuli, et kas me saame sellist pakkumisi ka teha, et kui ma küsin, et mis nad arvad, mitu inimest Tartu turul töötab? Jaa. 20, 50, 60, 70, 50. Siit pakuti 100. Seal olid need numbrid, te kuulsite. Jaa. No ma vihjaks annan, et ma ütlesin, meil on siin 55 kauplejat, aga need ei ole meie töötajad. Et me oleme mõnes mõttes justkui nagu kaubanduskeskus, nagu on Tartu kaubamaja, kvartal, tasku, et me pakume seda keskkonda. Ehk et see 50 ja 100 on ikka palju. 30. Tegelikult meil täna on 6 inimest. Tartu turu palgal on 6 inimest, jah. On muidugi teatud teenused, mida me ostame sisse. Jah, meil on 6 inimest, jah. Ja siin majas olen ainukene Tartu turu töötaja mina. Ja ülejäänud kontor nii-öelda on siis avaturul seal Soola kümnes. Et jah. Muidugi, eks see, mingid teenust, eks ju, me ostame ka sisse, me peame hoidma selle maja puhtana, et me ostame koristusteenust sisse, et kui ma näiteks 2017, kui ma tööle tulin, siis ma ütlesin, üks oli see nagu hoone renoveerimine, nagu oli ka ettevõtte renoveerimine, et tegelikult siis oli üle 30 inimese palga. Lihtsalt see oli erinev selline lähenemine, et koristajad olid palgal ja liharaiujad ja väga palju erinevaid ametikohti. Et siis pigem mulle tundus, et võib-olla on mõistlik mingid asjad sisse osta nagu teenusena. Et väga palju töötajaid. Mis on siis külmaseadme ruum ja siis lähme üles. Lähme otsime, väljas on märgised olemas. Aga siis see erisus on, et jah, ta ei ole nagu pommivarjend. Me ei taganud neid tingimusi, see vahelagi on küll betoonist ja kõik, aga ta ei ole nii tugev. Aga varjumiskohana on ta täitsa arvel ja hoone fassaadil on ka sildid selle kohta ja me oleme need õppused läbinud, mis me siis tegema peame, et inimesed siia saaks sisse, kuidas me peame ette valmistama, kui midagi sellist peaks juhtuma. Jah, see kelder on täiesti ametlik varjumiskoht.
mitte siis segi ajada. Tegelikult selle ehituse käigus üks tudeng tahtis otsida erinevaid värvikihte, mis siin majas on olnud, aga tegelikult ta ei saanud siit hästi kätte. Aga jah, see on selles mõttes originaal. Aga nüüd, kui me ülesse lähme, siis me näeme seal ühes teises kohas, ta sai küll kätte kõik need erinevad, läbi terve selle hoone ajaloo, kõik seinavärvid, mis siin sees on olnud, nii et seda me näeme. See pigem võib-olla mõnes mõttes natuke ebaõnnestus, et ta ei saanud nagu siit häid asju kätte, aga ja siis jõuame müügi võrdle. Siin on nähase võrdlus. All toimub siin üleval. Jah, praeguseks, tänaseks enam müüjaid ei ole, aga muidu jah, siin saab siis ise käia ja siin ma pikemalt juttu ei tee. Ainukene asi, millele võib-olla tähelepanu juhtud, seda saab iga päev ise ka, kui keegi siia trehvab, siis seal trepikoja vahekäigus selle kohvimasina kõrval prügikasti kohal, vot seal on siis see, kust see tudeng sai kätte kõik need erinevad värvitoonid, mis siin majas on läbi aegade olnud. Ma nüüd ise ka peast 9 või 10, no tumesinist ja peaaegu punast on ka seal olnud, ja siis on näha, milline ta algselt oli, nad lähevad täpselt niimoodi. Esimest korda olen siin väga huvitav põnev olnud. Esimest korda jah, et meil ei ole varem siin käinud. Ja suur tänu kõigile, teile, meie kõigi poolt, Tartumaa kultuuriühingu. Aitäh. Aplaus. Aga tulge ja käige siin.